Tere hommikust! On laupäeva hommik, mul on mõnus padjaka sees, aga kell on juba 10 ligi. Me magasime päris kaua täna ja nüüd ma hakkasin kiiresti tegutsema ja minu esimene tänane ülesanne ongi teha see pesurest tühjaks, sest ma panin just uue pesu pesema ja siis ma tõstan resti õue ja kuivatame pesuõues. Nii et teeme nüüd selle pesuresti tühjaks. Ma olen vist varem ka rääkinud lasteaiariietest ja siin just võtan pesurestilt püksid ära, mis Hugol on lasteaia lühikesteks püksteks ja tundub, et nad on mingit värvimistööd teinud. Nii raske on ühtegi heledat riiet ei saa nagu selga panna, sest et plekid on lasteaias nii kiired tulema kahjuks. Nii et mul ongi neid musti teesärke talle mingi 4-5 tükki, millega ta siis käib lasteaias. Vähemalt siis särgid on nii-öelda puhtad ja ei pea peale ühte korda kas siis neid räigelt hakkama küürima või ära viskama. Mingi hävitaja. Ja on aega ennast valmis panna ja ma käisin eile selgus ja mul jäi näppu selline Maybellini uus toode, mis on Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Ehk siis seal on nii-öelda 4 toodet siin sees. Primer, concealer, highlighter ja BB-kreem. Ma ei tea, proovime. Ma ei ole seda veel kordagi testin, proovin, mitte midagi teinud. Ma ei tea, kuidas see lahti käib ainult. Siin on mingi silt, et remove, aga kuidas ma seda remove ida saan? Näe. See teibi lahti. Võib-olla tsipa liiga hea mulle. Panen näppudega praegu, kui ta on nii niukene tahaks öelda, et vesine või selline seerumine. Nagu siidine, aga nagu vedel ja selline. Et ta ei ole paks. No võib-olla natuke on jah hele, kuna mul on see fake tan. Aga pole hullu. Paneme tööle. Sellise loomuliku mulje jätab nagu. Ta ei ole kindlasti mingi super kattev toode. Aga ta on niukene, nahk näeb küll päris niuke särav ja ilus välja. Ma arvan, et siit ei ole midagi näha, kuna see valgus ja kaamerapilt praegu ei näita seda. Aga tundub päris mõnus, eks ma katsetan veel seda toodet. Olen ennast nüüd valmis sättinud ja võtan suuna magistralikeskusesse. Mul on vaja osta endale mingid tennised või vaba aja jalanõudued ja siin meil ostis sealt tegelikult Hugole kroksid, aga need tuleks vahetada suuremate vastu. Nii et proovin sellega siis ära teha. Lähme siis. Nii, jõudsin autosse. Täna on mõnus ilm. 18 kraadi vist lubab täna. Kuigi olgem ausad, ka eile lubas 18 kraadi. Aga ma ei tea, eile minu meelest oli nii jahe tuul, et seda ei olnud üldse tunda. Ma olin küll rõdul eile mingi tunnikese või niimoodi. Lihtsalt nautsin päikest, aga ikkagi külm tuul. Mul oli talvejope nagu niimoodi siit kõik kinni.
ja selline jahedus oli ühesõnaga. Aga ma tahtsin veel seda öelda, et tegelikult mul oli võetud üleeile ja eile, ehk siis neljapäeva reede peale 1. maid puhkusepäevad, aga eile või siis juba neljapäeva öösel, ütleme nii, Hugole tekkis, neljapäevastu reedet tekkis Hugole nohu ja see läks nüüd suuremaks ja hullemaks, nii et ma eile siis muutsin oma puhkusepäeva hoopiski hooldusleheks ja nüüd ma olen siis Hugoga kodus, olin eile, praegu Siim vaatab teda, ma lähen käin korraks seal poetretil ära ja nii edasi, et kuna järgmine nädal olen jällegi argipäeviti olen mina pigem Hugoga kodune, siis praegu nädalavahetusel annab Siim mulle rohkem, ma arvan, vaba aega. Tundub loogiline lihtsalt niipidi. Ja ühesõnaga, on suur nohu, pole ammu haige olnud. Aga veel, kui me siin autos juba jutustame, ma sain oma auto tagasi eile õhtul, reede õhtul kell 6. Eelmises videos ma ütlesin siis ka, et mul läks auto katki ja see muideks juhtus ka samamoodi eelmine reede siis samamoodi peale 5 natukene. Nii et kuskil nädal aega seisis mu auto, ma ei saanud sellega sõita, ma olin väga kurb, ma väga igatsesin teda. Nii et eile, kui ma sain ta kätte, siis väga õnnelik, väga-väga õnnelik. Mõnus on enda autoga sõita. Aga õnneks ma sain vanematelt laenuks teise auto, nii et selles mõttes, et mul sõidud tegemata ei jäänud, aga ikkagi enda auto on enda auto. Nii et see oli väga tore ja ma tegin eile ka kooki. Mul käib siin suur koogi harjutamine, ma tahan lihtsalt ühte kooki saada või öelda torti siis endale saada selgeks, nii et ma oskan seda teha ja et see tuleb mul välja. Ja ma olen seda nüüd harjutanud mingi 5 korda või midagi sellist. See eelmine kord, kui ma näitasin seda porgandikooki, siis see ei tulnud välja. Ma panin ta küll kokku, kui te mäletate, aga ei, ta ei olnud ikka see. Ma isegi mingi paar tükki vist sõin sealt ja siis viskasin minema. Muidugi mu isa ja Hugo kiitsid, et väga hea kook on, aga ma arvan, et nad on väga vähe leplikud, et ühesõnaga see ei kõlvanud mitte kuskile. Aga seekord tõesti kõik biskviit ideaalne. Seekord ma tegin tavalise biskviidi kreem ideaalne. Isegi see kaunistus ja see, see nüüd muidugi ideaalne ei olnud, aga ta tuli, ütleme nii, minu kõige parem sooritus oli see tort. Ma panen selle pildi siia või mingi videod. Ühesõnaga saate näha, et ta ei ole nüüd mingi kaubandusliku välimusega, et seda müüma ei läheks kuskile, aga endal kodus panna biolauale, miks mitte, ja maitse oli ka väga maitsev. Okei, selles mõttes, et ma tegin seekord selle kreemi vanilli toorjuustuga, mida ma vist edaspidi ei teeks, ta teeb ikkagi magusamaks seda asja, seda kreemi, nii et ma edaspidi sellega ei tahaks teha. Kuule, aga mul saab aku nüüd tühjaks, et ma panen telefoni laadima ja siis poes vaatame, kas me saame need jalanõud ära vahetada, sest Hugo on lihtsalt tegelikult ühe asja lahti juba tõmmanud. Need on sellised kroksid. Siim meile küsis, saatsi Hugole pildi, et kas ta tahab selliseid krokse ja tal on tegelikult varem olnud, need on ikkagi olgu, mis on, kuidas need välja näevad, aga lapsele on need ikkagi väga mugavad jalga endale surada ja suvel nendega käia siis kas hoovis aias või ma ei tea, kodumänguväljakul, et nad on ikkagi väga head jalanõud. Ühesõnaga, ma proovin need ära vahetada ja siis ma pean kindlasti ostma endale mingid tenkarid või vaba aja jalanõud, nii et lähme vaatame seda ka. Mul just sõbranna kirjutas või saats voice'i, et õhtul näeme või varsti näeme sünnipäeval, siis ma mõgin, mis sünnipäeval? Mõtlesin ühe lapse sünnipäeval. Aga kuna Hugo on haige, siis ega ma vist sinna ei lähe. Just kirjutasin ka sõbrannale, aga tal on vist nii kiire praegu, et ta ei jõua mulle vastata midagi.
ja õhtul on tegelikult ühe sõbranna sünnipäeva tähistamine ka vist, mille ma ka unustasin ära. Ma ei tea, mis mul peas toimub. Ühesõnaga vaatasin kalendrisse, siis kõik meenus muidugi. Ma arvasin, et see on järgmine nädalavahetus, mitte see nädalavahetus. Ja ma ei tea, kas see toimub. Ühesõnaga veits lööb nii-öelda minu peas olnud päevaplaani sassi. Aga no vaatame, mis saab. Ma lähen nüüd vaatame, kuidas Hugo ennast tunneb ja nii edasi ja tegelikult on lõunasöögi aeg ja magamisaeg ka kohe. Hugo läks just magama või siis õigemini ta uinub hetkel ja meil oli kokkulepe, et siia jääb see ta on. Niisiis, ma saan istuda praegu mingis diivanite augus või diivanipatjade augus. Raske on see eluk ikka, aga ma nüüd just võtsin endale ühe tassi kohvi ja vaatan lõpuni selle Lenna ilmaveere saate, mis mul eile jäi pooleli. 4. osa. Mõtlesin, et näitan teile neid jalanõusiga, mis ma sealt Sportlandist endale sain. Need on Converse'id. Ja mul tegelikult on olnud neid samu jalanõusid juba 2 paari, kui ma ei eksi. Sügisel ma viskasin ära viimased. Ja põhimõtteliselt tõesti tavalised valged Converse'id, mis on platvormiga. Ja siis eile mulle kogemata jäi silma Instagrami, et Liis Taras, ma arvan, et on õige nimi, jagas enda mingit sooduskoodi Sportlandist, ta teeb koostöös nendega, et tal on e-poe sooduskood ja siis ta pani sinna selle triipkoodi, mida sai poes näidata. Ja siis sai kõikidelt kaupadelt -25%. Selle asemel, et maksta 85 €, ma maksin hoopiski 63,70. No otsi Hugo üles, kus on Hugo, kus on Hugo? Polegi Hugot. Kus Hugo on? Mida asja siin on? Niisiis, ma panin praegu selga niisuguse asja, milles ma veel ei ole kindel, aga niisugune topp on Miss Selfridge. See on tegelikult body ja ma sain selle USA Today'st kunagi ammu. Minu meelest ma näitasin seda siin kuskil vlogis ka. Nii et see oli üks selline ost, mida ma ei ole veel tegelikult kannudki. Panin siia alla sellised mustad püksid ja paneksin alla siia need valged tenkud. Et siis nagu ma võin olla korterihäng, aga samas kui on vaja minna kuskile välja, see on, kapp on räigelt täise sassis ja see on mingi pisivõit. Ühesõnaga, et siis võib olla nagu okei. No ma ei tea. Hugo arvas, et ma võiksin panna midagi soojamat ja toredamat selga, nii et ma panin selle pintsaku siia peale. I don't know. No ma otsin, äkki ma leian ikkagi mingi kampsaka või midagi siia peale. Ei saanudki panna enda uusi jälle nagu see. Sellepärast, et Hugo ütles, et teised elanud on palju ilusamad. Ja ma siis kuulasin teda. Nii et panin teised elanud. Aga outfit on küll selline, et ei saa aru, kas lähed kontorisse või läbi ole. Me otsime siia korterisse, Bronxi tänaval asub see korter ja väga ilus ja avar korter on. Nüüd me hakkame vist natuke snäkkima ja natukene midagi mekutama.
vaatame, kuhu õhtu läheb. Ma võtsin ühe mängu ka kaasa, kui meil siin jutt saab otsa, siis vana hea